praegu see, mida Putin teeb ja Venemaa teeb, see on tegelikult mitte midagi uut. Uhkusega võin teile demonstreerida slaide, mida ma olen näidanud ka New York baarile. Täna 16 aastat tagasi loengut pidades ei ole ühtegi põhjust seal teisiti arvata. See põhineb teatud ajaloolisel, kultuurilisel tagapõhjal, sellest arusaamisel, filosoofia, mis on valitsenud, revanšismi, mis on paratamatus. Ja see kõik see kokku kokteilis veel korrutatuna selle tänases võimuhierarhias valitseva eriteenistuste mentaliteedi ja inimeste võrgust. Nüüd see, mida täna ja praegu tehakse Ukrainas, on siis selle väljendusvorm. Ja nüüd see, mis hetkel toimub Ukrainaga seoses, kus kõik loevad rõõmsa rahvusohkega, et oi, et Putin ütles nii ja Putin ütles naa ja ta on valmis isegi Porošenkoga rääkima, siis selle asja nimi on Katšeli. See on selline tehnika, mida õpetatakse punalikustes vist ka, igal juristidel õpetati ka mitte punalikustes. See põhimõtteliselt miilstada. See on ülekuulamistehnika ja manipuleerimistehnika, kus pannakse nii-öelda piirini, siis kui piir vastu tuleb, saadakse natukene järgi, siis kõik rahuneb maha, olukord stabiliseerub, siis minnakse järgmisele rahule. Uuesti antakse tagasi ja sellega kogu aeg nii-öelda, kui te kujutate ette strateegia mängu, mis on põhimõtteliselt territooriumide vallutamine nii-öelda heas mõttes, siis see on nii-öelda järgmise territooriumi jupi võtmine. Mitte otsesest tähenduses, väike valesti aru saab antud juhul isegi. Ei ole praegu territoorium maa territooriumi mõttes, vaid mingi strateegilise territooriumi mõttes, mingisuguse ruumala mõttes, majanduslikus, poliitilises, ideoloogilises, mis iganes. Pluss, kui see korrutada konservatismi ideoloogiaga, kus vene klassikalist õigeusu filosoofid on tänaseks muutunud mastiks, kus tehakse kohustuslikke kuulamisi, kus presidendi administratsiooni töötajatele 2 korda nädalas loeti erikursust filosoofiast ja nii edasi, siis see on selge katse selle konservatismi ja konservatiivse õigeusu filosoofia baasilt Venemaa, kusjuures kõikide nende ühiseks tunnuseks on Venemaa erisuse või Venemaa, kuidas nüüd öelda, eripärasuse eriline rõhutamine. See on nende kõikide õpetuste ühine nii-öelda iva. Ja siis ka messianism sinna otsa, sest pooltes nendes on ka soovitus minna dekadentlikule Euroopale nii-öelda valgust viima ja sõlgust viima, ilmselt tankide abil ja tuumarakettide abil. Nii et see kõik on nagu, ta on nii fundamentaalne praegu. Ja sellepärast kõik see, mis praegu toimub, on natukene seotud ka sanktsioonidega, sellepärast et hetkel see, et see piir nii-öelda selle kiigepöörde jaoks tuli nii kiiresti vastu. Seal on must teine termin, kes on kuulnud, see on nüüd argooline pigem, mida bandiidid kasutavad, aga mida kasutavad ka bandiitidega tihedalt koostööd arvitavad õiguskaitse. On razvodka. See on siis lollitamine nii-öelda eriliik, kus vastatatakse eriti pooli ja tehakse razvodka. Nii et põhimõtteliselt ükskõik, kuidas nimetada viisakalt kiigeks või razvodkaks vahest ei ole. Aga mõte on selles, et tegelikult praegu tekkis see esimene vastusurve oht. Ja see vastusurve oht, Krimm neelati alla ja sellega nad olid arvestanud, seal ei juhtunud midagi, aga nüüd Ida-Ukrainas läks asi natuke tõsisemalt, tehti paar-kolm vale arvestust, üks neist oli Obama, et ta on nõrk. Selles suhtes selgus, et administratsioon ei ole nii nõrk, kui tema pealik. Siis tehti valearvestus Euroopa suhtes, et Euroopa neelab ka järgmise asja alla ja kõik see kokku tegi nüüd tulemuseks selle, et tekkis siiski oht tõsisteks sanktsioonideks. Tänase päeva seisuga see, mida on Draghi öelnud ja mida on siin teised hinnangulist andnud 160–200 miljardit dollarit kaotusi otseselt praegu Venemaale. See on tõsi, aga selle Venemaa oleks veel üle. Aga kõige olulisem ja kõige tähtsam on Venemaaks tegelikult hoopiski see sanktsioonide ring, mis nüüd on hakanud toimuma. Esiteks eelmise 2 ringi. Esimene ring oli persoonid, viisakeelud. Teine ring oli persoonidega seotud ettevõtted ja nende äriajamine. Aga see hästi kitsas ring, pluss laiendus viisakeeludes. 3. ring. Ja selle teise ringi raames, lihtsalt ka meedias ametlikult läbi on Ühendriikide uurimisorganid asunud jahti pidama Vene oligarhide ja nimekirjas olevate muude tüüpide välismaal olevate assetite peale, siis varade peale. Nüüd see tundub ei midagi, kuid see ei ole nii. Kui keegi mäletab, aastaid tagasi oli üks
rahvusvaheline kohtuasi, kus oli Leonid Reimann süüdistatav Šveitsis, rahapesus, tulude tarbimise, jumal teab, milles oli mõemeldatud asjadus. Praegu meie õpetlik iva on selles, et see oli siis endine Venemaa sideminister, ka suhteliselt lähedal Peterburist pärit, samast grupist, üks kassiiridest tolla tänasele juhtkonnale, Peterburi juhtkonnale, nii-öelda Peterburist pärit juhtkonnale, ja kes tegeles telekomis ja telekomiga seotud valdkonnas rahapesuga ja investeeringute nii-öelda kahtlusmärkega investeeringutega. Siis see kokku oli see Lipaki case oli $11,2 miljardit ja see oli kaetud väidetavasti 7 erineva tasemega layeriga offshore'ide võrgustikus. Ja see leiti üles. Väidetavasti endiste CIA ja teiste õiguskaitseorganite agentide kooperatiiv, kes selleks palgati, lõpuks leidis kõik need otsad üles ja tõsteti ka case ära. Nii et põhimõtteliselt see näitab, et kuna on asutud nii-öelda professionaalsete asjaga tegelema, siis ohud on ka järsult kasvanud vaatamata selle, et juriidiliselt on jokk ja on kõik need varad võib-olla kuskil ära peidetud. Selle peale inimesed lähevad närvi. Uskuge mind, lähevad närvi. Aga et asi oleks veel täiuslikum, siis tuleb teoreetilise asja meelde. Kui alles arutati, kui oli juba teine ring sanktsioone, jah, teine ring sanktsioone oli just otsustatud, juba oli teada, et need on hästi nõrgad Euroopa puhul, siis tegelikult jäeti tähele panemata 2 asja. Esiteks, Ühendriikides võeti kasutusele executive order. Executive order tähendab seda, et see on administratiivne otsus, mis ei vaja kohtus tõestamist, mis lähtub sellest, et tekitatakse oht rahvuslikule julgeolekule ja ükskõik milliste sanktsioonide rakendamine toimub sellise mehaanikaga, kus president ei ütle enam, mida tehakse, president ütleb, kas tehakse. Jah või ei. See on see variant. See, mida tehakse, selle otsustavad omavahel 2 inimest. Põhiliselt Treasury Secretary ehk siis rahandusminister kooskõlas välissekretäri ehk siis välisministriga. Ja see on hästi operatiivne mehhanism ja piisavalt paindlik selleks, et seda päris laialt rakendada. Nüüd teine pool asjast oli see, et samal ajal toimus Obama visiit Saudi Araabiasse. Ja see oli ainukene kord, kui härra Putin helistas Obamale lennukisse ja nad leppisid kokku, et Kerry pöörab otsa ringi ja selle asemel, et minna nüüd nota bene, eks ole, minna tagasi kongressi kuulamistele, läheb ta hoopis tagasi Londonisse tookord, jah, Londonisse, kus nad siis sattunud peavad läbirääkimisi Lavroviga, kes kohe komandeeriti kiiresti ka läbirääkimistele Putini poolt. See on ainukene kord, kui Putin ise helistas. Nüüd, nagu te aru saate, tühjast nüüd inimene ei lase ennast, eks ole, häirida, vahepeal ta ei võtnud isegi Lavrovi torgu, eks ole. Isegi Lavrovi torgu ei võtnud, kui see läbirääkimist pidas, eks ole, siin tehti ühes raamis. Aga nüüd palun väga ise helistab ja lepivad kokku ja miks see oli nii, sellepärast, et loomulikult taheti aru saada, kas Saudi Araabiadega tehakse diili või tehta. Ehk siis jutt on energeetikast ja naftast, mitte gaasist. Gaas on üldse üks suur petokaup. Gaasi suurusjärkud on üle hinnatud, kaasa arvatud ka Hiina diili puhul see, mida Hiina lähimate 5 aasta jooksul saavutatakse Hiina gaasi tarnetega, see ei mõjuta praktiliselt mitte kuidagi Euroopat välja arvatud kui poliitilis majanduslik argument, et saaks kaubelda Euroopaga ja hirmutada teda, aga mitte enam tegelikult füüsiliselt sinna üle 38 miljardi kuupmeetri ei lähe. Need peaksid tulema praktiliselt eranditult siis 2 uuest maardlast, õigemini üks on ka Võtniske maardla, teine on siis see, mis on üldse veel rakendamata. Siit ka see põhjus, miks nad võtsid hiinlaste käest ette maksu $25 miljardit, miks nad lased hiinlased sisse ka arendustesse, pluss nad lasevad nad tooljasse veel igastes vederdamisterastes mujal ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on ühesõnaga, see on natukene nagu bluffing oli asi esialgu, ja veel pikka aega on, aga tegelik põhjus oli, ja Putin seda isegi ütles kuskil oma esimesel, mis sest gaasist, see on ainult $28 miljardit riigi tulu, aga võt saab $37 miljardit tuleb naftast. Seda kinni panna ei saavad tulu. Aga mitte sanktsioonida, vaid turupabil. Ja see on see koht, mis ehmatas. Sest kõige tagasihoidlikumate arvastuste järgi suudaks Venemaa vastu pidada parimal juhul 3,5 aastat, halvimal juhul 1,5 reservide arvete, siis on rahvats ka. Pluss, kui turg läheb teistmoodi käima. Aga see eeldab, et on
koostöö Saudi Araabiaga ja koostöö ka Iraaniga. Nii et see on nagu see üks varjatud teema. Ehk siis, kui te panite tähele kolmanda ringi sanktsioonide puhul, kui hakkate räägite sellest, et tegu on energeetika valdkonna haruti. Energeetika, metallurgia, veel üks oluline ala, aga see on väiksem tähtsusega. Ja pangandusega, finantsidega. Ja too viimane päristasin. Ja nüüd ma tulen korraks veel aega. Jällegi Ameerika näide. Miks? Reaalselt, kuigi London on kõva tegija, ka Londoni kõik raha jõgede niidid lõpuks jõuavad Manhattanile Bostonis. Ehk siis tegelikult reaalne pilt on selline, et Ameerika Ühendriikide finantssüsteem on täna püramiidi tipus ja kõik rahavood liiguvad ühel või teisel viisil nendega seotud varem või hiljem. Ka suurtele finantskeskuste omad. Ja see on päris tõsine argument, sest kui oli Iraani sanktsioonide rakenduse aeg, siis seal, nagu te teate, rakendati mehhanismi, kus ka arveldused firmadega, kes on teinud äri Iraaniga seoses, kuulus sanktsioneerimisega, kaasa arvatud nende firmade